räägime kassas Postberlin tehtavatest tagastustest ja tootjate vahetustest. Kui on tehtud varasemalt müük, mis on vaja tagastada, klient toob ühesõnaga kauba tagasi, tahab raha tagasi saada, siis kasutame selleks tagastuste nuppu, selleks peab olema õigus, et tooteid tagastada. Anname siia siis tšekinumbri, selle võib skännida, juhul kui klient toob siis tooted koos tšekiga tagasi. Üldjuhul on tšekil vöötkood tšekinumbriga ja seda võib siis kasutada. Otsime, märgime ära tooted või toote, mida on vaja tagastada ja salvestame. See toode ilmub siia miinuskogusega. Ta võtab täpselt samasugused hinnad, soodustused, mis originaaltšekil olid, mis on ka õige. Ja maksmise all nüüd ta pakub välja siis esialgsed maksevahendid, aga kaardile ju midagi tagasi ei saa, ehk selle kaardi peale tuleks siis andagi siis summa 0 ja sularahale tuleb siis vastavalt öelda, kui palju sinna siis sula läheb, ehk kõik makstakse tagasi sulas ja kinnitame ja sellega ongi siis tehtud nii-öelda krediitarve. See tšekk on saanud siis uue numbri, K-täht on siis tunnistuseks, tagasi tuleb kliendile anda siis tagastatud summa 35 €, saab selle välja trükkida või siis saata meilile või siis ei tee kummadki. Ehk alati kaardiga makstud summa tagastatakse kassas sularahas. Kui nüüd klient toob aga tagasi toote ja soovib saada siis kas number suuremat või väiksemat või teist toodet samas vääringus, siis ka seda saab vormistada eeldusel, et teile on sellised õigused antud. Ehk selleks siis registreerime toote, siis mida me tagasi võtame. No näiteks S-suurus on liiga väike. Selle real tuleks siis teha klikk ja viia selle kogus miinusesse ja vastavalt registreerime siis toote, mille kogus jääb plussi, ehk miinusega kaup tuleb lattu tagasi, plussiga läheb siis laost välja. Kuna nad on täpselt sama hinnaga, kummalegi reale ei ole ka soodustust tehtud, siis nende kogusumma on 0, keegi midagi maksma ei pea ja me peame küll maksmise vormistama ja selle kinnitama, aga keegi kellelegi ei maksa. Ja programm teeb siis meile krediitarve, mille saab siis jällegi välja trükkida. Kui aga nüüd toimub selline tegevus, et tagasi tuuakse toode siis summas 35 €, aga klient ise ostab nüüd mingi toote, mis maksab vaid 10 €, siis põhimõtteliselt kliendile tuleb ikkagi 25 € tagasi anda. Kui see oleks aga plussmärgiga, siis peaks jällegi klient maksma, et need sõltub siis nendest erinevate toodete hindadest. Maksa ja kliendile tulebki siis 25 € tagasi anda. -25 ja kinnitame ja ongi tehtud taaskord krediitarve, millega siis saab jälle tšeki välja trükkida või siis saata e-postile.
Nüüd selle tagastamisega nii, et me registreerime toote, võib alati olla see küsimus, et võimalik, et klient sai selle toote teise hinnaga ehk sellisel juhul me peaksime editiga minema seda hinda muutma, no ütleme, et see oli 34 euri. Ehk me vormistame selle siis nii, et see hind on sobiv ja siis makstes anname talle juba vastava summa tagasi.